Räägime määrde-raudadest. Mis on erinevatel raudadel vahet? Miks üks raud maksab 50 eurot ja teine 450 eurot? Üks peamiseid erinevusi on raua võimsus. On odavamad, lihtsamad rauad on 800 vatised, tugevamad tööriistad on seal 1000 kuni 1200 vatti. On olemas digitaalsed määrderauad ja on manuaalselt seadistatavad rauad. Peamine erinevus siis digitaalsel ja mittedigitaalsel on see, et digitaalsel raual saab väga täpselt kuvada temperatuuri. Erinevatel määretel on siis erinevad temperatuurid, millega neid alla kanda ja digitaalsel saab seda väga täpselt sättida. Manuaalsel raual on see umbkaudne temperatuur. Järgmine väga oluline erinevus raudadel on määrderaua paksus. Õhemad rauad on reeglina odavamad ja nende miinuseks on siis see, et nende temperatuur kõigub kiiremini, ehk siis ta saavutab temperatuuri kiiremini ja ta jahtub kiiremini. Kalli ja korraliku raua eeliseks on paks raud, mis hoiab ühtlast temperatuuri. Jah, ta natukene soojeneb kauem, aga töö kvaliteet on kindlasti selle rauaga parem. Et kui tekib küsimus, millist rauda peaks endale valima, kui lihtsalt teha oma trennisuuska ühe konkreetse parafiiniga, siis piisab täitsa odavama otsa manuaalselt seadistatavast rauast. Samuti need odavamad rauad sobivad väga hästi pidamismäärete alla kandmiseks, kuumutamiseks. Kui olete võistlev suusataja ja määrde valikus on sellised määrded, mis nõuavad väga kõrget allapaneku temperatuuri, siis kindlasti soovitame investeerida korralikku töövahendisse. Skiväxist leiab endale raua igal tasemel määrdemees.